Tere kõigile! Täna lahendame kahe tundmatuga lineaarvõrrandi süsteemi graafilise võttega. Graafilise võttega lahendamiseks tuleb meil võrrandisüsteemi mõlematele võrranditele vastavad siis lineaarfunktsioonid joonestada koordinaat teljastikule ja leida nende lõikepunkt ning selles lõikepunktis oleva siis x ja y koordinaadid ongi meil vastava lineaarvõrrandisüsteemi lahendiks. Alustame esimese ülesande lahendamist. Graafilise võttega lahendamiseks tuleb siis mõlemas võrrandis avaldada y, et mõlemad võrrandid oleksid lineaarfunktsiooni kujul, et neid siis graafikule joonestada. Y avaldamine tähendab seda, et tundmatu y jääb võrrandis vasakule poole ja kõik teised liikmed viime paremale poole. Esimeses võrrandis nii tehes saame lineaarfunktsiooni, kus y jääb vasakule, viime miinus x-i paremale, kus ta siis muudab märki, on lihtsalt x ja vabaliige -1. Teeme teise võrrandiga täpselt samamoodi, tundmatu y avaldamiseks jääb y vasakule ja teised liikmed viime paremale. Oleme teisendanud siis antud lineaarvõrrandisüsteemi nii, et mõlemas võrrandis on tundmatu y avaldatud. Siis öeldakse, et võrrandid on lineaarfunktsiooni kujul. Nüüd tuleb meenutada, et kuidas lineaarfunktsiooni graafikut joonestati. Graafiku joonestamiseks tuleb enne siis x ja y telje joonestamist tegelikult siis ju leida punktid, mis selle sirge peal asuvad. Punkte võib arvutada ja märkida erinevatel viisidel. Mina kasutan selleks siis punktitabeleid, kus üleval reas on x-i väärtused ja all reas siis vastava funktsiooni y väärtused. Tegin siia 2 tabelit, üks on siis meie esimese võrrandi jaoks ja teine on teise võrrandi jaoks. Sirgel olevate punktide leidmiseks tuleb siis paika panna üks tundmatu, valime selleks näiteks siis muutuja x-i, valime x-ile ise vabalt mõned väärtused ja kui ise saame valida, valime kerged arvud, millega on hea arvutada. Näiteks valime siis x-ile väärtuseks 0 ja 2. Y väärtuste arvutamiseks tuleb meil siis vastav x-i väärtus, mis siis on siin üleval reas, asendada siis meie võrrandis x-i asemele. Kui asendame siia 0, siis saame tehte 0 miinus 1 on miinus 1. Kui asendame siia arvu 2, 2 miinus 1 on 1. Olemegi saanud 2 punkti, 0 miinus 1 ja 2, 1, mis asuvad sellel sirgel. Arvutame välja ka teise tabeli. Võtame siia näiteks x-i väärtusteks -2 ja 0. Siis jälle asendame x-i nüüd teise võrrandi x-i asemele ja saame arvutada. -2 korda -2 on 4, 4 miinus 4 on 0. Ja kui arvutame 0-ga, -2 korda 0 on 0, 0 miinus 4 on -4. Nüüd saame joonestada koordinaate teljastikku ning kanda leitud punktid tasandile ning tõmmata nendest läbi siis sirge. Esimene punkt on meil koordinaatidega 0 ja -1. Teine on punktidega 2 ja 1. Ja kui me nendest punktidest tõmbame läbi sirge, siis näeb ta välja selline. Teeme ka teise sirge, kõigepealt siis punktid -2 ja 0, x miinus 2, y 0 ja 0 ja -4, 0 ja -4. Nii, ja kui me nüüd nendest 2 punktist paneme joonlaua peale ja tõmbame läbi sirge, saame sellise sirge. Kindlasti sirgete juurde märkida siis valemid. Ja nüüd ongi aeg siis vastuse väljakirjutamiseks. Leiame nende 2 sirge lõikepunkti jooniselt, tähistame selle ja kirjutame välja selle punkti koordinaadid, x-koordinaat ettepoole, y-koordinaat tahapoole. Ja kirjutame välja ülesande vastuse.
lineaarvõrrandisüsteemi lahend on x on -1 ja y on -2.